ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Tänane saade on järjekorras 60, nii et palju õnne meile ja kõikidele külalistele ja kuulajatele. Seekordses saates sukeldume kinnisvaramaailma ja räägime sellest, millistes kodudes Eesti inimesed elavad, millistes nad tahaksid elada ja kes endale üldse ilusat kodu lubada saab. Meil on külas 10 aastat tagasi asutatud elamuarendaja Liven partner ja tegevjuht Andero Laur. Tere tulemast ärikäiku! Tere ja palju õnne juubeli puhul! Ja tänased saatejuhid on Marta Peril-Grauberg ja Kaire Külli-Vaatman. Tere! 10 aastat tagasi teil see ettevõtte asutatud sai. Kust see kõik algas? Mis teie taust on asutajate ringis? See alguspõhjus või lugu on väga lihtne tegelikult või väga pragmaatiline, et selline oli ettevõtte nimega Skanska, kus me koos töötasime ja see ettevõte otsustas Eesti turult lahkuda ja seal me siis üheskoos pidime mõtlema, mida teha edasi. Ja paljud teised ka Skanskas mõtlesid samu mõtteid ja sealt sündis palju ettevõtted, kes tänased ka edukalt tegutsevad, enamus ehitusvallast, Skanska ennekõike oli ehitusettevõte, aga meie võib-olla natuke rohkem olime seotud siis elamuarendusega, millega ka Skanska tegeles ja asutajate selline kirg ja huvi oli juba ammu enne seda arendusega seotud, et meie üks asutajatest Andres Aavik näiteks alustas ühe Eesti esimese kinnisvaraarendusega oli siis Maarjamäel ja see oli siis ta oli 25 aastane ja see oli kuskil seal 90ndate lõpp, et juba, et seda kogemust on oma jagu. Mihkel Simson, meil siis teine asutaja, tema ehituse taustaga, õppinud ehitust, aga pigem disainihuviline, tegelikult tol hetkel juba ise eksportis grammisid plaate Eestisse maale sellise kõrvaltegevusena, et selline kodudes sisustamine, kodu ostmine, selle pärast müümine, see oli selline juba pool hobi nagu muu töö kõrvalt, aga tegutses ehituses. Ja mina ise olen ka võib-olla ka nagu lapsest saati kõik ametikohad on ehitusega ühte või teistpidi seotud olnud. Skanskasse läksin otse pärast kooli, alustasin töötööjuhatajana platsil, hästi palju erinevaid positsioone sain seal teha, mis ehitusega ja arendusega kokku puutusid, projekteerimist juhtida, projekte juhtida. Lõpuks olin äriarenduse eest vastutav, see äriarendus siis antud ettevõttes ei ole siis, kes ärimaju teeb, vaid see, kes siis seda ettevõtet siseselt kuidagi arendab ja sisemisi süsteeme ehitab. Et see oli see, mis selle lava üles seadis ja me natuke läksime kohe lendstardist tänu sellele, et kogemused olid olemas, meeskond oli ka olemas, kes olid siis koos ühes ettevõttes üle 7 aasta koos töötanud, aga sellegi poolest me võtsime aega, enne kui me asutasime. Võtsime aega arutada põhimõtetest, et millele see ettevõtte siis kultuur, millise pinnasel me selle rajame, mis on see vundament, mis on need väärtused, millesse me usume. Ja ma usun, et need on siiamaani paigas ja samad ja võib-olla natuke oleme sõnastust kohandanud, et paremini seda mõtet ka edasi teistele anda ja neid märksõnu oli seal jube palju, seal oli ma arvan, et 9-10 märksõna, aga me siis hiljem natuke need grupeerisime siis sellise ameerikalikult 3 tähte, vau. Et meil on vau inimesed ja see vau tähendab vastutustunnet, ambitsioonikust ja usaldusväärsust. Ja need on mõnes mõttes lihtsalt sõnad, aga selle taga oli siis palju väiteid, palju põhimõtteid, et kui me räägime näiteks vastutustundest, siis see, mida me teeme, see jääb paljudeks aastateks. Et see on linnaruumi uue hoone tegemine, me ei räägi mitte ainult ohutusküsimustest ja sellest, et see peab olema kvaliteetne ja tohutult läheb sinna raha sisse ja nii edasi, et sa vastutad selles mõttes, vaid sa lood sellise nii-öelda uue maali võib-olla meie kõigi ühisesse linnaruumi ja seda selles mõttes panustad tegelikult sellisesse üldisesse linnaruumi ja Tallinna linna arengusse iga hoonega. Ja natuke tahaks olla eeskujuks, mitte et iga hoone peaks juba kallis eriline olema, vaid ta võib ka eeskuju sellepärast olla, et ta on võib-olla kättesaadavam inimestele kui teised on. Aga samas ta ei ole selline kole odav arhitektuur, vaid siiski me oleme leidnud viisi, kuidas pakkuda kättesaadavat toodet ja teha samas ilusat arhitektuuri. Et see on see vastutustunne. Ambitsioonikusest rääkida, siis leppisime kohe kokku, et me seame endale ambitsioonikad sihid, kõrged plaanid, kasvada, olla tubli kasumi mõttes, olla ja tööandja, olla kõrge mainega ostjate seas, kõrge kliendirahuloluga ja nii edasi. Ja me aktsepteerime, et mida kõrgema eesmärgi sead, seda raskem see saavutada on ja alati ei saavuta ka, aga selgelt see on meie sisemine kultuur, et me neid kõrgeid eesmärke endale ikka seame.
ja viimane siis usaldusväärsus puudutas ennekõike siis kõiki partnereid ja kellega me koostööd teeme, et me tahame, et need koostööd oleksid korduvad, sest üldiselt kui sa õpid üksteist tundma, siis ta suure tõenäosusega tuleb teist korda paremini välja, kui ta esimest korda tuli. Me tahame, et me oleksime sellised võib-olla ettearvatavad oma partneritele, et noh, et nad teavad, et kui meiega asju ajada, siis kui käituda nii, siis meie käitume ka nii, eks, et see annab teatud sellise kindluse, et kui mõlemad pooled näevad vaeva, on tublid, tahavad parimat, siis see parim väljendub siis ka meiepoolses hea tahte avalduses ja samamoodi ka klientide poolt, et nad teavad, et meid saavad usaldada, me kuidagi käitume ettearvatavalt, et kui on mingi probleem, me ei kao ära kuhugi, me oleme seal olemas, ehituses ikka probleeme juhtub, et aga küsimus on, kuidas sa neid lahendad ja et sa oma pead kuhugi liiva alla ei peida. Aga nagu sa mainisid, siis kinnisvaraga tegelemine jätab jälje nagu aastateks, aastakümneteks, aastasadadeks. Et kuidas see algus selles mõttes läks, et ka need arendussammud on väga kallid? Et mis kapitali pealt nagu tulema hakkasite, mis teie esimene arendusprojekt oli? Meie esimene arendusprojekt oli üks pisike 6 korteriga maja Ristiku Põik tänavad. Et see oli, krunt oli pikka aega selles KV portaalis müügis, millegi pärast seda keegi osta ei tahtnud, aasta oli 2014, ega siis oli veel natukene oli sellest viimasest suurest kriisist oli võib-olla veel halvad mälestused kõigile ja keegi väga ei tahtnud sinna arendusse hästi minna. Õnneks krundid siis väga palju ei maksnud, et see ei olnud nagu täitsa võimatu missioon seda kapitali kokku koguda. Meie esimesed investorid, oli endal natuke raha kõrvale pandud, isiklikult tegelikult olin siis 2009 endale ostnud Nõmmele krundi enampakkumiselt väga hea hinnaga, kavatsesime sinna siis perega kolida ja maja ehitada, aga ma pidin selle siis maha müüma, läksin üürikorterisse selleks, et siis ettevõttesse stardikapitali ja arenduskapitali siis süstida. Nii et läks enda raha sisse, olid sõbrad, tuttavad investorid, kes panustasid ja nii ta vaikselt läks. Kas Nõmmel on nüüd kodu olemas endal? Ei, kahjuks Nõmmel ei jõudnudki kunagi. Oota, aga Libeni hakkab praegu ehitama uus võimalus. Kõrghoonet Nõmmele. Ei, kõrghoonet me Nõmmele ei tee, see info ei ole tõsi. Aga Nõmmele me tegema küll hakkame. Et Kalda tänavale just hiljuti ostsime kinnistu ja lõppes arhitektuurikonkurss seal ja kohe ja selleks ajaks, kui nüüd saade eetrisse läheb, on ka sellekohane pressiteade info välja läinud. Aga nüüd ma elan ise ühe just Liveni arenduses küll ja see on siis selline arendus nimega Katlamaja, mis asub siis kultuurikatla kõrval ja oma elu oleme seal juba sisse seadnud ja lapsed sinna lähedale kooli pannud, nii et hetkel kahjuks Nõmmele ei koli, aga natukene on ikka see, et mis siis, kui oleks ikka saanud sinna Nõmmele minna. No äkki kunagi. Aga et kui te mõtlesite nende asutajatega seda kontseptsiooni, et te saite aru, et sisenete elamu kinnistu turule, et mida te siis teha tahtsite? Et kuidas te jõudsite selle kontseptsioonini, mis teil praegu on? Me tahtsime, me oleme nagu võtnud endale eesmärgiks pakkuda ägedaid kodusi ja personaalset teenindust. Ja kui me inimeste käest küsida, et mis on äge kodus, siis sa saad päris palju erinevaid vastuseid, aga seal on teatud ühisosa ja see ühisosa on kindlasti on hea planeering, et sinna me paneme hästi palju aega, et kuidas saada need korteriplaneeringud nii heaks kui võimalik. Ja me mööname, et üks hea ei pruugi olla teise jaoks hea ja siis me proovime luua seda paindlikkust sinna, et kliendid saaksid valida, saaksid võib-olla muuta koos meie sisearhitektidega, aga see toorik, mida nad siis muutma hakkavad, peab olema ikkagi nii heaks tehtud kui vähegi võimalik ja muidugi hea on ju, mida suurem, seda parem, eks, aga me peame alati arvestama siis ka selle inimese või ostujõuga ja mida nende lubada saab, nii et selle raha eest või selle väärtusest pakkuda siis nii maksimumi kui vähegi võimalik, et see on üks selline ägeda tunnus. Ja teine suur ägeda tunnus on siis kõik, mis puudutab, kui korteris seest räägid, seda sisekujundust ja siseviimistlust ja kui me vaatasime võib-olla seesama 10, pigem 8 aastat tagasi me rohkem tegelesime sellega natuke peale asutamist ja vaatasime, et mida siis turul pakutakse, siis tol hetkel meie
kõik kinnisvaraarendused olid sellised nagu Jaapani autod, et kes on vaatanud autohuvilised, et jaapanlased müüvad, saad 3 paketti valida ja autovärvi ja kõik. Kui sa lähed Saksa autot ostma, siis sa saad jubedalt konfigureerida, mis lisasid tahad, mida sa pead küll võib-olla väga palju juurde maksma mingitel juhtudel, aga sul on hästi palju võimalusi. Ja mõtlesime, et kui sakslased saavad autoseni müüa, miks meie ei võiks saada siis kodusi samamoodi müüa, et pakkuda võimalikult palju lisavalikuid. Ja ega see ei ole läinud lihtsalt, et alguses oli vigu liiga palju, et kui mida rohkem sa nagu pakkusid võimalusi, seda rohkem oli risk, et midagi läheb valesti. Et kas see õige joonis või õige info ei jõua lõpuks selle ehitusmeheni õigel ajal või mingid asju leppisime liiga hilja kokku. Muresi oli, aga me ei visanud selles mõttes püssi põõsasse, vaid otsisime lihtsalt lahendusi, kuidas seda siis teha paremini ja paremini ja paremini. Ja ma julgen öelda, et täna me saame juba päris efektiivselt selle haldamisega hakkama, et need asjad siis saaks ka nii ehitatud, et me suudaksime pakkuda siis niinimetatud mass individualiseerimist, et teha siis seda efektiivselt, aga samas isikupäraselt. Ja personaalne lähenemine on ka samuti sellega siis seotud, et lisaks sellele, et me klienti oma kuulata, teda proovida mõista, talle nii palju vastu tulla kui võimalik, me peame professionaalina muidugi oskama ka ei öelda selles mõttes ja nõu andma, aga ja olla muidugi kliendi jaoks olemas, et see on võib-olla ma arvan alati kõige tähtsam, sest koduost on väga emotsionaalne alati. Lisaks sellele, et muidugi finantsiliselt on tohutult suuri inimeste jaoks väga emotsionaalne. Kuulates klientide lugusid, et ostsin ja mis siis juhtuma hakkas ja need vaidlused võib-olla kodus, et mis on see õige ja kui suur mõni tuba peaks võib-olla olema või millist mööblit me tellime ja nii edasi, et need on emotsionaalsed. Me tihti jääme sinna võib-olla isegi kuhugi vahele ise, et peame siis paare lepitama või vahekohtunikud olema, et kuidas siis mõnda küsimust lahendada. Aga kui see lõpp käes on ja kui inimene lõpuks on seal sees natuke aega elanud ja esimesed külalised on külas käinud ja siis tavaliselt see õnnetunne või see positiivne emotsioon on kõige suurem ja kahtlemata see on ka meile kõige, ütleme sellisem positiivsem asi või kõige suuremat rahuldust pakkuv asi kogu selle töö juures, et näha õnnelikke kliente ja inimesed, kes sulle aitäh ütlevad, et siis julged küll öelda, et oled hakkama saanud sellega, mida sa teed. Kui palju on selliseid kliente, kes tulevad erisoovidega näiteks, et ma tahan kõige kõrgemat korrust, ma tahan, et lift viiks mulle korterisse, ma tahan sauna, ma tahan basseini, ma tahan suurt avatud rõdu ja ma tahaksin veel aeda maja katusele. Mis on see tänapäeva eestlase linnainimese siis ennekõike teie puhul unistuste kodu? Siin oli 2 küsimust. Üks on see, et mida inimesed, kellel ei ole rahalisi piiranguid ja kui nad ostavad korterit osta, mida nad siis tahavad. Tõesti, need soovid võivad olla kõik need, mis sa ütlesid ja palju aga veel. Aga neid on ka siis olnud? Jaa, neid on olnud ja me oleme suutnud paljudele ka vastu tulla. Basseini me veel ei ole rajanud, aga me oleme väga erilisi asju teinud ja kavandanud väga erilisi asju. Võib-olla üks asi, mis küll kahjuks lõpus jäi välja ehitamata, sest plaanid muutusid, aga siis korterisse üks eraldi leivaahju ehitada sisse kus korstaga, et ka sellega lahendasime ära, projekteerisime ära, oleks nad ehitada ka, aga siis võib-olla mõeldi ringi. Aga mis seal siis juhtus, sai kliendil raha otsa või teie lihtsalt ei, selles mõttes see oli kliendi soov otsus, et seda ei tule lõpuks, et mis iganes see põhjus oli, see on tema otsus, aga jah, on sellised kliente, eriti meie Regati projektis, mis asub Pirital, mis on siis paljude eestlaste jaoks, paljude tallinlaste jaoks parim asukoht linnas, eriti need, kes on võib-olla Viimsi kandist pärit või sealt poolt, et nendele väga see asukoht sümpatiseerib ja osad neist on võib-olla sellises vanuses, et nad müüvad oma maja maha, neil on kapitali piisavalt kogunenud, nad saavad endale mida iganes lubada ja seal me peame päris paljude huvitavate erisoovidega tegelema. Ja ma ütleks puhas rõõm, et ei ole lihtne, aga puhas rõõm, sest kui saame selle ülesandega hakkama. Ja nüüd, kui tulla järgmise küsimuse juurde, ehk milline siis keskmise tallinlase unistuste kodu on, siis see on palju praktilisem küsimus, sellepärast, et seal on teatud rahalised piirangud. Ma julgen öelda, et me oleme pikalt olnud selles trendis ja jätkume selles trendis, et me tahame
väiksemaid magamistubasid ja suuremaid eluruume ja lisaks abiruume. Et see on selline nii-öelda kõige targem viis, kuidas oma asju hoiustada ja nii edasi. Majapidamisruum on selline kõige enim tahetud selline nii-öelda lisaväärtus siis uusarendustes. Et oleks selline koht, kus sul saab siis seal pesumasin olla, pesukast, mingid koristusasjad, taarad, kuhu sa paned kogud, eks ole, ja nii edasi. Et sellised võib-olla väiksed praktilised asjad. Aga avatud köök, mis on sellest saanud? See on ja jääb. Sellest võib mõni rääkida, et tahaks teistmoodi, aga kui sa tegelikult hakkad arvutama, et kui sa siis neid eraldi tahad teha, siis tahtmata mõlemad ruumid kokku tulevad palju suuremad, et neid oleks mugav kasutada, et kui sa köögi eraldi ehitad ja elutoa eraldi, siis sul alla 40 ruudu on ikkagi väga keeruline saavutada sellist mõnusat ruumipaigutust ja ruumikasutust, aga kui sul on siis nad kokku ehitatud, siis sa saad juba sellise 30 ruutmeetriga väga avara ja hea tulemuse, kui ruumi kuju ka soosib seda. Nii et ruutmeetri hind on kallis, seal ei ole midagi teha, ehitus ongi kallis, nii et kui seda nii-öelda rahalist võimalust on, et see 10 ruutmeetrit nagu juurde osta ja sul, mis on terve üks tuba, eks sul lisamagamistuba, siis miks mitte, aga praktikas neid inimesi tegelikult väga palju ei ole. Et me oleme pakkunud lisavalikuna köögi eraldamist, kus seda võimalik on, siis ma julgen arvata, et sellistel juhtudel võib-olla 5 või 10% klientidest siis võtab sellist valikut. Ja palju see hind siis kallimaks läheb? No kui juba seal korterisse võimalus on kenasti loodud, et ega siis see korter suuremaks ega väiksemaks ei lähe, vaid lihtsalt siis sellise väga avara elutoa asemel on siis 2 väiksemat ruumi ja ega see hind tegelikult ei erine. Et märgatavalt ei erine. Sõltub siis võib-olla mõnedest tehnilistest nüanssidest, kuidas teda siis mingil juhul saavutada on võimalik. Aga rääkides nendest piirkondadest, kus te toimetate ja erinevatest projektidest, mille järgi te need üles leiate, need kohad, kus üleüldse oma rahaga sisse minna? Ja kus tasub, eks ole? Ja... See on väljakutse leida siis arenduseks sobivad kinnistuid, et Tallinna linnas nende planeeringute menetlemine on olnud pikki aastaid väga-väga aeglane. Nad näevad täna linnavalitsus vaevad seda kiirendada. Ma tõesti ei tea, kuidas see neil õnnestub, ma loodan, et hästi, aga praktikas tähendab seda, et kui planeeringute tegemine on vaevaline raske, siis arenduseks sobivat maad leida on ka raske või siis selle hind on kõrge, sest pakkumine on väike, nõudlus on suur, lihtne turumajandusloogika. Ja tihti oled olukorras, et võtad seda, mis saada on. Praegu õnneks on saadavus natukene suure, et korterid nii palju ei müüda, maaostjad nii palju ei ole, et siis seda pakkumist on ja mõned ostud on õnnestunud teha. Ideaalis, võib-olla meil on täna natuke liiga palju maad Abersti kandis ja seal piirkonnas, et seal lihtsalt see nõudlust ei ole nii palju, kui meil on võimalik ehitada, et me otsime Peetri kanti, Järvaküla kanti, meil seal näiteks pole arendusi olnud, Nõmmele otsime hiljuti ühe kinnistu ja meelega teeme, Pirita suunale teeks veel ja meelega, miks mitte Lasnamäele, et Lasnamäel on mõned võib-olla kandid, mis ei ole võib-olla Livenile kõige sobilikumad, aga on ka palju kante, mis kindlasti Lasnamäe enda inimeste teas on hinnatud ja kui inimesed selle piirkonna inimeste kanti hinnavad, siis kindlasti meile ka sobib see. Mis teil siiani kõige edukam projekt on olnud? Raske on öelda, kuidas edu defineerida, et kui rahas. Ma arvan, et ainult rahas on nagu vale seda defineerida, sest ma arvan, et kui mõelda ikkagi kliendi tagasiside peale, kus kõige positiivsem kliendi tagasiside on, siis me tegime absoluutse rekordi just meie Iseära projekti teises etapis, kus siis ridaelamud Arku järve kaldale valmivad ja seal me saime siis meie see nii-öelda 10 palli mõõdetuna või 10 palli skaalale taandatuna oli see 9,6 ja nii kõrge ta pole enne olnud. Ja ka finantsiliselt see projekt töötab hästi, aga kui rääkida lihtsalt nagu rahas mõõdetuna, siis seal on turuolukord mõjutab palju, eks ole, et kui hinnad on paigalseisus nagu praegu ehitushinnad on palju kasvanud, siis on muidugi sul on raskem kasumit teenida sel hetkel jälle, kui hinnad kiiresti kasvasid ja sul olid võib-olla mingid korterid valmis ehitatud, siis sa said nagu teenimatult lihtsalt head kasumit teenida. Aga see on kinnisvaraäri nagu selline tsüklilisus ja paratamatus, mis käib sinna juurde,
et sellega lihtsalt tuleb toime tulla. Aga kuidas teil see finantseerimise pool on lahendatud, et mis hetkel klient oma raha teile üle annab, et kas see on, ma mäletan, kunagi räägiti sellest jah, et müüdi nagu nii-öelda paberil korterit maha, et kuidas see teie puhul praegu käib? Paberil müüakse siiamaani, ja see paberil müümine on tegelikult ka Livenile väga oluline, sest see on see hetk, kus me saame kõige rohkem kliendi soovidele vastu tulla. Et mida kaugemale see korter projekteeritud või ehitatud on, seda keerulisem on kliendi soovidele vastu tulla. Nii et me ideaalis müüksime umbes pooled korteritest enne ära, kui ehitus pihta hakkab. See oleks nagu meil selline sisemine eesmärk, et siis umbes 25%, järgmised 25% müüme siis, kui ehitus on seal algusjärgus, siis saame ka veel väga paljudele klientidele vastu tulla ja mida ei saa edasi, lõpus võib-olla saab klientidele köögimööblit, garderoobi ja selliseid lihtsamaid asju valida siis sinna juurde meie poolt, et aga finantseerimine toimub praktiliselt kõikidel arendajatel sarnaselt Eestis, et kui sel hetkel, kui see ostutehing tehakse, notaris käiakse esmakordselt, siis tuleb sisse maksta seal 10–15% korteri väärtusest. Tihti see ongi selline nagu oma finantseeringu määr, mida pangad niikuinii nõuavad. Ja kui maja valmis saab ja on see, et kus võtmed üle antakse, siis pank finantseerib tihti selle ülejäänud puuduva osa, on see siis 85% või 90%. Kes teie kliendid on? Sa mainisid seda, et ütleme eakamad inimesed, kes on näiteks oma mingi kellele maja on suureks jäänud, selle maha müünud on ju ja kolib korterisse. Aga kas saab tuua mingi sellise keskmise kliendi või mingeid erinevaid tüüpe? Jah, et see oli näide, eks ole, sellise võib-olla jõukamast Regati arenduse kliendist. Aga igal arendusel on natuke oma profiil vastavalt selle asukohale ja hinnaklassile. Aga ma võib-olla julgen öelda, et mis neid inimesi ühendab, vahet ei ole siis tema vanus või sugu või rahvus, on see, et ta oskab sellist head disaini hinnata. Ta oskab, ta on niisugune heas mõttes natukene selline kodufänn, et võib-olla, mitte kõigil, aga võib-olla paljudel neist on niisugune Pinteresti album, kus neil on mõned kodupildid eraldi, et osadel on, eks ole, võib-olla autopildid, osadel on moeriidepildid seal kogutud, eks ole, neil võib-olla on mõned sellised korteri ja kodupildid või majade pildid, et ma arvan, et nad oskavad seda hinnata, mis me teeme, et see on võib-olla selline ühendav joon. Aga neid arendajaid on ju rohkem kui ainult teie. Et kuidas nagu Eestimaa ei ole ju, siin on ju ikkagi limiteeritud rahvanumber, et kuidas nagu kõigile jagub või kes on see klient, et kas see on eestlane just või on see kuskilt välismaalt näiteks ostab mingisuguse majade ja kortereid ära? Nad on eestlased ennekõike ja tublis arendajad on muidugi veel ja kahjuks Liven ei jõua igale poole ja paljud inimesed, kes omale kodu ostavad, nad on piirkonna lojaalsed, võib-olla nende lapsed käivad juba seal lähedal koolis ja nii edasi, et ega nad siis naljalt ei hakka teise linna ossa minema sellepärast, et Liveni arendusse tulla. Kuid on ka seda juhtunud, aga nad on üldjuhul eestlased, mõni üksik välismaalane, aga üldjuhul nad on eestlased, nad on meie tegemistega tihti juba pikalt kursis, vaadanud siis erinevaid meie projekte, on saanud meie uudiskirja, on hea meel, kui me nende kodu lähedale midagi arendama hakkame ja paljud neist on siis juba nii-öelda pikalt järjekorras olnud selleks hetkeks, kui nad siis nagu otsustavad meilt midagi osta. Nii et täiesti tavalised Eesti inimesed, Tallinn jätkuvalt kasvab, võib-olla mõni aasta natuke vähem, mõni aasta rohkem, aga uusi elamispindu Tallinnasse vaja on ja vanad amortiseeruvad. Tegelikult see nii-öelda kui mitu inimest siis keskmiselt ühe pinna peal elab, see nii-öelda mitu ruutmeetrit ühe inimese kohta on, see jätkuvalt ka kasvab, et eks võib-olla see on siiamaani siis võib-olla on ikkagi palju neid, kes kus mitu põlvkondaga ühes korteris elavad, aga neid jääb aina vähemaks ja vähemaks. Nii et elamispinda Tallinnas on juurde vaja nii rahvaarvu kasvu tõttu Tallinnas kui ka siis seetõttu, et vanad majad amortiseeruvad ja ruutmeetrit ühe inimese kohta tuleb rohkem. Aga küsis jah? Millal Liven läheb provintsi või siis provints jääbki meil nüüd arendamata, kõik kolivadki Tallinnasse? See on nüüd keeruline küsimus. Selles mõttes keeruline küsimus, et ega provintsis, mida iganes provintsiks nimetada,
ma siin võib-olla ruttan ette, aga me Liveniga alustame esimest projekti Berliinis ja kui Berliinis keegi kuuleb, et te arendate Tallinnas, siis no nende jaoks see on provints. Ütleme nii, isegi võib-olla mitte päris. Et noh, et ikka väga väike koht on. Nii et kas minna veel väiksemasse kohta kui Tallinna arendama, noh, raske, sest ehitushind on sama igal pool, aga muud hinnad on ikkagi oluliselt väiksemad. Nii et see nii-öelda kulupool ja see, kui palju täna elamispinnalt maksavad, see teeb muret, et mulle tegelikult meeldib väga teha selliseid arendusi, mis on kättesaadavad võimalikult paljudele. Et need on selles mõttes emotsionaalselt palju suuremat rahuldust mulle isiklikult pakuvad. Ja ma ütlen, et kui väiksemates kohtades, väiksemates linnades näiteks oleks võimalik ehitada, ma ei tea, 2018 aasta normide järgi, noh näiteks selline seadus oleks, no siis ma suudaks võib-olla, noh kui täna Tallinnas maksab keskmine ruutmeeter 4400, ma julgeks öelda, et me suudaksime müüa 3400-ga. Oluliselt odavamalt, inimesed saaks palju suuremaid korterid endale lubada, saaks endale paremat elukvaliteeti seeläbi lubada ja nii edasi. Aga see nii-öelda regulatsioonide uued nõuete hulk, mis peale tuleb, on lihtsalt tohutu ja see lükkab seda hinda aina rohkem üles, pluss see takistab sellist nii-öelda innovatsiooni või sellist efektiivsuse kasvu, et kui sa teed ühte sama asja nii-öelda mitu korda rohkem, siis see efektiivsus oluliselt suureneb ilma inflatsiooni komponente arvesse võtmata, siis ta läheb tegelikult hinda alla pidevalt, aga kui sa kogu aeg midagi muudad ja mingeid uusi nõudeid esitad ja sellist prognoosimatust lisad ja noh, see menetluste pikkused on veel eraldi seal juures, et noh, et võib-olla see ehituskulu on üks pool ja teine pool on, et kui need menetlused toimuksid seaduses ette nähtud ajaga, mitte nii, nagu nad täna toimuvad, siis ja nõuded oleks aastal 2018, ma arvan küll jah, et hinnad võiks umbes 25% odavamad olla. Aga mis need projektid on, mis, sa rääkisid, et mis on need kõige hingeminevad ja ka tulusamad, aga mis on siis näiteks see projekt, kus on siiamaani näiteks mõni korter müümata või no praegu, tühjalt seisab? Jaa, no praegu mõned ikka on, et turuolukord lihtsalt see tempo muutus oli ju paar aastat tagasi väga, väga suur, et noh, müüdi kvartalis või ma ei tea, 900 korterit, noh rohkemgi või üle 1000 korteri kvartalis, noh täna müüakse 300, eks, et ja arendus kinnisvara on tsükliline, et noh, kui meie otsustame projektiga alata, noh, siis seda pidurdada enam ei saa, et siis sul lihtsalt läheb ta nii-öelda, kestab kauem oluliselt ja korterid saavad valmis ja ongi müümata, et see käib natuke asja juurde, millega lihtsalt tuleb tegeleda, et seal nagu midagi üllatust ei ole. Aga liiguks korra sinna Saksamaa juurde, et ma saan aru, et Paidesse mul ei ole mõtet Livenit oodata, aga teie, jah, et tuleb siis võib-olla kuskile Euroopa pealinna kolida, et mis te seal täpsemalt praegu kavandate? Ja kuidas te üldse sattusite sinna? Eks me umbes 3-4 aastat tagasi hakkasime neid arutelusi pidama. Et meil oli maaportfell Tallinnas kasvanud seal üle 1500 korteri, ehk siis mis nii-öelda tulevikus arendamist ootavad. Ja no küsimus on okei, et no, palju me siis seda maaportfelliga kasvatama tahame või kui suurt seda turuosa me siis loodame üldse saada siin Tallinnas ja no kui me siis saame selle, mis edasi saab. Kas me hakkame ärihooneid tegema või kas me hakkame, ma ei tea, neid laohooneid tegema ja noh, selgelt meil kirg sinnapoole ei kutsu, et see pole meie asi, millega tegeleda. Nii et siis selline loogiline oli vaadata siis muid turge, et kuhu minna. Ja eks meil oli tegelikult terve Euroopa kaart laua peal, ei olnud nii, et kohe et lähme sinna Berliini ja analüüsisime erinevalt siis neid erinevaid turge, et näha, et kus Livenil võiks võib-olla selline kõige suurem võimalus olla. Ja noh, võtame näiteks Poola. Siis Poolas müüakse 95% korteritest lõpetamata viimistlusega. Et seal on parketti pole, siseuksi isegi pole ja nii edasi. Ja siis inimesed ise või siis spetsiaalselt ettevõtete abil viivad selle siis viimistluse lõpuni ja ehitavad endale sinna ka siseseinu juurde, kui tahavad ja nii edasi. Et sellisel turul nagu Liven, see väärtuspakkumine, mis meil Eestis on, see ei kõneta kedagi, et noh, milleks ma saan niikuinii seda igal pool. Aga Berliinis seda ei olnud. Berliinis oli võib-olla need nõuded ongi väga, väga ranged, mida sa pead tegema ja kuidas pead tegema. Nii et sellist paindlikkust pakkuda ongi keerulisem ja sellepärast ka paljud arendajad seda, peaaegu mitte ükski arendaja seda ei tee, ainult väga-väga kallistes projektides.
ja teine põhjus oli Berliini mõttes, et see on väga killustunud ja rahvusvaheline turg. Et võib-olla mõnes teises riigis olid nad väga nii-öelda kontsentreerunud selliste üksikute suurte kohalike tegijate kätte ja rahvusvahelised ettevõtted ei olnud, siis Berliinis seda ei ole, et see ongi väga rahvusvaheline linn iseenesest ja see arendusturg on ka väga paljude ettevõtete ja ka rahvusvaheliste ettevõtete vahel nii-öelda jagunenud, et võib-olla meid võetakse tänu sellele siis kergemini ka omaks klientide poolt. Aga siis aga kellega te seal läbi räägite asju? Berliinis. Just, et kes teil see partner on, kellega te selle asju ajate? Kas see on omavalitsus, on see mingi teine ettevõte? Berliinis meil on seal nüüd täitsa 1,5 kuud tagasi avasime oma showroom'i, see näeb selline miniversioon Eesti omast välja, kus meil siis siin nüüd müügitegevus algab, natuke on juba alanud, aga hoogu lükkame alles sisse. Krunt on olemas, projekteerimine on päris kaugele jõudnud, ehitusluba on ka olemas ja otsime ehitajat. Ehitusluba oleks oluliselt kiiremini, kui ta Tallinnas on läinud, oluliselt vähemate märkustega, et mis oli väga üllatav meie jaoks. Ja noh, kui rääkida üldse sellest samadest regulatsioonidest veel, siis just sel nädalal Saksamaa võttis siis vastu seaduse, millega ta loodab siis kokku hoida iga aasta ehituses 8 miljardit eurot, mis tohutu summa. Et kui võib-olla Eesti rahvaarvuga mõeldes, siis Eestis oleks see võib-olla võrrelda 200 miljoni euroga, mis kokku hoitakse ehituses. Ja selle seaduse mõte on see, et igasugused standardid ja need nõuded ei ole enam kohustuslikud. Et ainult sa pead tagama ohutused ja põhiasjad, aga kõik sellised nagu mugavused, mida siis igat ühte eraldi vaadata, see on nagu hea asi, aga kui sa kõik kokku paned, on hindeliselt toodud kallis, mida sa lõpuks pead ehitama. Nii et need ei ole enam kohustuslikud, et nad loodavad tänu sellise eluasemete kättesaadavust oluliselt parandada. See on huvitav, sest tegemist on sakslastega. Just. Seaduse närijatega. Aga nad tunnevadki, et nad on jõudnud ja ületanud ammu selle piiri, et me mõtleme ka, et milline see külastasin just ühte huvitavat mänguväljakut Prenzlauer Bergis, et kes teab, et see on selline Saksa Berliinis üks selline, kus väga palju välismaalasi elab ja selline üpris kallis piirkond täna. Ja see on selline mänguväljak, kus mitte ükski asi ei vasta mitte 1 euro nõudele ja see oli nagu kõige popim mänguväljak kogu selles nagu alas. Lapsed jooksid ringi, haamber ja saak käes, ehitasid endale ise lisapiirdeid kuhugi, tegid nagu asju. Et väike lõkke põles seal, lõkkes oli suur plekk purk ja seal oli vesi sees, sellega tehti teed endale seal. Ja mõtled, et okei, see meenutus on ka enda lapsepõlve kuskil Haapsalu seal vanade ehitusmajade vahel ja kus sa samamoodi nii-öelda turnisid ringi ja muidugi võib juhtuda õnnetus, kahtlemata, aga nagu elada võib-olla sellist täiesti vati sees, ma ei ole kindel, kas me tegelikult tahame sellist elu, et kui vaadata Amsterdami need kanalid ja jõgede äärde, kas me näeme seal mingisuguseid piirdeid, asju ei näe, seal ei ole. Minimaalselt on seal väga minimaalselt, kus see tõesti nagu vajalik on, aga meil nüüd, kui sa tahad täna midagi vee äärde ehitada, siis sa pead igale poole panema enam piirde ette, et keegi jumala pärast, ma ei tea, vette ei istu. Järgmiseks me hakkame kõnnitee ja autode äärde, ma arvan, piirded, et jumala pärast keegi kogemata ei astuks auto alla võib-olla, ma ei tea, et kõik need pisikesed nõuded ja muudatused tulevad nagu samm-sammult ja me võib-olla siis lõpuks võib-olla sakslased nägid, et kuhu nad jõudnud on ja kui kalliks nendel ehitusel läinud on ja said aru, et on vaja nagu suurem samm tagasi astuda, et saaks seda dereguleerida natuke. Et meil natukene see ülereguleerimine, standardid takistavad seda arengut tegelikult. Ja ajavad hinnaropult üles lõpuks, et ja tapavad innovatsiooni kindlasti. Kas see Saksamaal käib muidu asjaajamine samamoodi, et juba on teil need eelmüügid, juba on suurem osa kortereid maha müüdud? Müügiga alles alustame, aga põhimõtted käivad sarnaselt, et selles mõttes on võib-olla isegi Saksamaal on meile olnud üllatavalt tuttav see asjaajamine, sest kui Eesti taasiseseisvus, siis ehitusseadustik ja kogu see kinnistusraamatu loogika ja kõik sellised asjad, need natukene kopeeriti Saksa seadusandlust. Nii et olles siis seal ja tegutsedes seal, siis on väga tuttavad teemad kõik ja kuidas see siis juriidiliselt üles on seatud. Aga mis see on erinev sakslase maitse ja eestlase maitse? Mismoodi see korter erineb? Ma arvan, et kõige võib-olla siuksem suurem vahe on hea näide, mis mulle toodi, kui ma sinna algust turule läksime. Et kui tuleb eestlane valmis korterit üle vaatama, kui tuleb sakslane valmis korterit üle vaatama. Ja siis me näeme, et parketi sellise laua vahel on pragu.
Nüüd, kui eestlane seda pragu näeb, siis ta ütleb siin pragu tehke korda, mind ei huvita, et see vastab mingile standardile. Jah, et see ei ole nagu nii suur, et ei, see mulle ei meeldi, tehke korda. Sakslane vaatab, praegu, kus on mõõdulint, siis ta mõõdab selle prao üle mingisuguse või mingi muu ristapuuga, võrdleb seda standardiga, näeb, et see vastab nõuele ja väga õnnelik, et me oleme kvaliteetse põranda ehitanud ja lähme edasi, eks ole, aga seal on natuke võib-olla suurem probleem nagu tekib, et kui me nüüd lähme sinna majapidamisruumi ja seal on sein natuke kuskil kõver või mingisugune pisipuudus on, siis eestlane mõtleb, majapidamisruum mind ei huvita, mul läheb niikuinii sinna see tolmuime. Jah, sinna kuhugi ja nii edasi, mul ükskõik sellest. Aga sakslane kohtleb seda majapidamisruumi täpselt samasuguse püüdlikkusega, nagu ta oma elutoa põrandat vaatas, et see peab ikkagi vastama standardile, olema kvaliteetne ja see on siis, aga see on selline stereotüüpne sakslane. Ma arvan, et meie klient tegelikult, kes meilt ostab, on natukene selline võib-olla pigem rahvusvaheline, võib-olla Amazoni töötaja, meil lähedal asub just avati Amazoni suur regionaalne kontor seal ja nii edasi, et ma usun millegipärast, et see traditsiooniline sakslane pigem, no mõni kindlasti, aga pigem võib-olla ei ole selle esimese projekti peamine sihtrühm. Okei. Aga kuidagi jutt liikus sinna, et tahaks kohe küsida, et mis teid nende arenduste loomisele inspireerinud on, et ma kujutan ette, et küllap te olete maailmas palju ringi rännanud. Et mis on selline äge elukeskkond, korterelamu, mis nagu sellele Liveni ideaalile kõige rohkem vastab või kuidas need teie lahendused on sündinud? Hea küsimus, jah. Me tegelikult sellele nagu õppeprotsessile ja inspiratsiooni kogumisele paneme väga suurt rõhku. Me oleme nüüd juba, ma arvan, 6 aastat järjest käinud meil niisugust traditsioonilisi suvepäev ei ole, aga siis iga september me käime mõnes Euroopa linnas kogu meeskonnaga ja siis kogume sealt inspiratsiooni, vaatame erinevad arendusi, arutame seal vahel ringi, seal võib-olla mõni giid, mõni arhitekt näitab kohalikke arendusi, nii et neid mõtteid ja ideid tuleb hästi palju välismaalt. Ja muidugi sellised Põhja-Euroopa linnad, Kopenhaagen, Oslo, Amsterdam, need on kahtlemata ühed lemmikud, kus hästi palju ka inspiratsiooni on tulnud. Aga kuidas nüüd võib-olla nagu natukene üldistades öelda, siis ma arvan, et kui igat seda konkreetset arendust vaadata, siis kõige suurem inspiratsiooni annab see ümbruskond, mis seal on. Need väärtused, mis seal juba paigas on. Et kuidas sa selle nagu majaga, mida sa sinna ehitad, saaksid kõike seda veel nagu võimendada või rohkem esile tuua. Et võib-olla hästi lihtne praktiline näide on see, et kui me teeme Nõmmele, ehitame Väänö 11 oli meie kunagi projektiks, suusarajad olid väga lähedal, jalgrattarajad olid väga lähedal, mõtlesime, et need inimesed, kes võib-olla seda asukohta hindavad neid sportimisvõimalusi, me peame tegema neile ühe suure hobiruumi, kus neil on olemas siuke spetsiaalne vann rattapesuks, suuskade määrimiseks ja nii edasi, et anda selliseid nagu lisandväärtusi, mis võimendaks siis seda keskkonnast tulenevaid eeliseid, mis seal juba on. Ja muidugi arhitektuur peab ka ümbritsevaga kokku minema ja ma ütleks, et hea arhitektuur on selline, see maja ise võib muidugi hea välja näha, aga kui ta sinna teiste majade vahele lisandub, siis ka teised majad näevad tänu sellele majale paremad välja. Et kui midagi sellist suudame teha, siis me oleme õnnestunud. See on umbes nii, nagu vaata tõstad vahel tuba ringi või paned uued kardinad ette või mingi uue diivan ja siis muutub kõik. Jah, täpselt, see on hea võrdlus. Tahtsin veel seda küsida, et teie ehitustaustaga, ilmselt ka siis ehitust õppinud, kui nüüd teil on väga sellised, ütleme ikkagi nõudlikud kliendid, et nad tahavad saada head toodet, palju te ise seal platsi peal jälgite seda protsessi, et kui sa ütlesid, et sa alustasid kunagi just niimoodi töödejuhatajana? Jaa, ma isiklikult kahjuks liiga palju ei jõua platsile või tahaks rohkem käia, aga meil, kuigi me ise ei ehita, me kasutame siis peatöövõtjad, Eestis on väga palju peatöövõtjad, kes ehitust teevad, siis meil on ka siis iga ehituse on meil siis oma ehitusjuht, ka ehitusinsenerid, kes siis vaatavad, et asjad saaks tehtud vastavalt meie klientide soovile, asjad saaks tehtud kvaliteetselt ja veel täiendavalt on siis see omaniku järelevalve, mis on siis ka seadusega nõutud, nii et see on see pool, kuidas me seda kvaliteeti tagame. Ja kahtlemata, iga maja on ehitatud natuke unikaalsena, ta on ju suuresti käsitöö, on asju, mis lähevad valesti, eks tuleb siis korda teha
ja tuleb õppida ja järgmine kord jälle paremini teha, et see on selline nagu pidev protsess. Ehitamine on ju kallis, need projektid on kallid. Kuidas teil on ära lahendatud see finantseerimise pool, et pangad on ka ju väga selgelt võtnud suuna sinna, et ka laene andes nemad vaatavad, et tegemist oleks jätkusuutliku projektiga, et kuidas teil selle asjaga on? Jaa, et enamus meie projekte siis finantseeritakse, alati pead oma kapitaliga finantseerima, et kui juba 10 aastat oleme tegutsenud, siis oma kapitali on ka tekkinud, on ka investoritelt kaasatud teatud etappidel ja meil on hästi palju pangad, kes meid on valmis finantseerima ja selle üle on nagu hea meel. Ma arvan, kindlasti tuleb kasuks ka meie positiivne maine, et sel aastal siis ka Kantar Emori poolt korraldatud maineuuringu järgi olime siis kõige positiivsem mainega kinnisvaraarendaja Eestis, et väga suur rõõm selle üle, et meie kliendid on meist siis head rääkinud ja teine siis võimalus on ka börsilt raha kaasata ja selleks me siis väljastasime esimesed rohevõlakirjad Eestis, tegime seda selle aasta kevadel, plaanis on seda veel teha ja see on selline nii-öelda viis, kuidas ka siis tavainimesed saavad panustada Liveni projektidesse või sealt siis ka osa saada. Kuidas teil läks see esimene emissioon? See märgiti üle ligi 3-kordselt, nii et võib öelda, et läks hästi ja on veel plaanis sarnaseid emissioone. Ma lähen korra tagasi sinna korterite hindade juurde. Mõni nädal tagasi ma rääkisin Taavet Hinrikusega, kes Krulli kõik kvartalit, eks ole, arendab. Ja tema ütles, et nende meeskonnal on eesmärk, et sinna saaks elama tulla ka võib-olla mitte nii hästi majanduslikult kindlustatud, et see on nagu mõnes mõttes nagu heategevusprojekt, mitte nagu põhjani, et nüüd tasuta jagataks, aga niimoodi soodsamate hindadega, näiteks meditsiiniõdedele, õpetajatele, ma ei tea, tuletõrjujatele. Et mismoodi olete teie või mismoodi olete nagu sina mõelnud seda, et oleks et see elanikkond oleks ka nagu mitmekesisem, et ei oleks ainult ärimehed ja direktorid? See on väga, väga hea küsimus, et ma isiklikult natukene ei usu sellesse nagu subsideerimise varianti, et ma nagu lasen kellelgi teisel kinni maksta selle korteri ehituskulu, et siis saaks keegi seda nii-öelda soodsamalt kätte, et jah, võib-olla sa teed mõne inimese väga õnnelikuks, kes selles korteri saab, aga kas see on nagu lahendus nagu suurelt seda probleemile kuidagi lahendama, siis pigem mitte, et jah, 10, 15, 20 pere saavad kuskil väga õnnelikuks, aga suur pilt pigem, ma arvan, et läheb isegi halvemaks, sest need korterid, kes peavad selle nii-öelda sotsiaalkorteri kulu kinni maksma, nende hind läheb palju kõrgemaks, ja siis see nagu see piirkonna nii-öelda üldine tase, kui sa midagi väga kallist juurde ehitad kuhugi piirkonda, siis see tihti veel teeb ülejäänud piirkonna hinna ka veel kallimaks veel omakorda. Nii et ma pigem usun sellesse, et neid regulatsioone, milline üks uus arendus peab olema, kui seda vähem oleks, siis me saaksime ehitada palju kättesaadavamaid kortereid. Et kas me tõesti peame, kas me ei võiks näiteks ehitada siis õpetajatele ja päästjatele näiteks 2015 aasta nõuetele vastavaid kodusid? Kas need olid kuidagi väga halvad, et ei kõlba enam elamiseks või? Selles mõttes, et enamus inimesi elab vanemas elamispinnas kui 2015. Aga mis on see praegu see regulatsioonis sinu arvates see kõige absurdsem, mida aetakse taga, mis ei ole üldse nii tähtis? Selle kõige hullem ongi see, et nad tulevad nagu kõik väga pisikese sammuga, igaüks neist lisab võib-olla ainult 1% selle ehitushinnale ja väga lihtne on siis seda vastu võtta, et see ju ei tee nagu midagi, eks, aga kui sa paned erinevad ametkonnad ja erinevad seal linnavalitsuse nõuded kõik kokku, siis võib-olla aasta peale on juba 12, eks ole, sellist nõuet, mis igaüks paneb 1%, järgmine aasta jälle, eks et õnneks kogu aeg tööstus puutub efektiivsemaks, et mingis mõttes tulevad hinnad alla, et tänu sellele võib-olla see asi ei ole nii hull. Aga ma teen võib-olla näite, et hiljuti tuli see nõue, et meil oleks rattaruumid esimesel korrusel. Jumala tore ju, selles mõttes, et palju mugavam ratast kasutada, eks. Aga ma pean selle arvelt võib-olla pool korterit vähem ehitama. Nüüd, kui ma pool korterit vähem ehitama, siis ütleme, kui on näiteks üks väike maja, 10 korterit,
siis võib-olla sinu, ütleme lihtsustatult sinu kasum ongi 10%, kui siis nagu pool kasumit võetakse ära, siis ülejäänud korterid peavad selle kuidagi kinni maksma, ehk siis ülejäänud korterite hind kasvab 5% põhimõtteliselt. Ja siis ühest väiksest muudatusest 5% jälle kallimad on ju, ja pane veel need väiksed juurde niimoodi ja jälle see nii-öelda aastane 12% on juba täis, millest ma enne mainisin, eks. Et jah, ja me hea meelega oleme teinud ka esimesele korrusele rattaruume, aga selleks peab olema nagu õige koht ja see võimalus seda teha selliselt, et see nagu ülejäänud maja hinda üles ei aja. Ja kui kliendid seda tahavad, siis me muidugi teeme, aga võib-olla sellel vähem kindlustatud inimesel või vähem teenival inimesel on ka okei, et kui ta saab parklemiskorruselt oma ratta kätte ja saab sellega sealt üles sõita näiteks. Sellega seoses tekkis mul küsimus kohe, et meil on suurem osa Eesti elanikest, kui nüüd kogu meie riiki vaadata, elab nendes nõukaaegsetes paneelikates, on ju. Et kuidagi kummaline tundub kuulata seda juttu sellest esimese korruse rattamajast, kui enamiku inimeste rattad on kuskil väga amortiseerunud koledates keldrites, et kuidas need kaks asja nagu üleüldse samas reaalsuses saavad eksisteerida? Jah, raske mõistega, et need, kuidas need asjad tekivad ja kuidas need sinna paika jäävad ja nii et ma selles mõttes loodan väga, et see Saksa seadus, mis nad vastu võtsid, et ei pea igasuguste mugavusnõuetega arvestama. Meil ju Eesti põhiseadus on kirjas nii-öelda ettevõtlusvabadus ja omandikasutamise vabadus, et keegi mulle täpselt ette kirjutab, millist maja ma võin ehitada või et see on ju minu tehing selle ostjaga, et kui ta on nõus seda asja ostma, siis ja mina müüma, siis miks peab sinna nii palju linn ja riik sekkuma, kui ei ole tegemist tõesti mingi ohutusega ja nii edasi. Et tõsi. Aga vaikselt hakkamegi saate lõpupoole juba liikuma, et unistaks natukene siis seoses selle Liveniga, et Berliinist juba rääkisime, ma saan aru, et sa õpid ka saksa keelt. Õpin jah, algaja olen ja raske on ka Berliinis, kus üks see tase või oled juba natukene edasi? Ma arvan, et A2, ma arvan. Aga ühesõnaga, et selles mõttes sul on asi on kindel, et Saksamaaga tuleb ikkagi ka nii tugevalt tegeleda, et tuleb ka keel ära õppida. Ja ma isegi vahepeal elasin kogu perega seal 9 kuud, et lapsed käisid saksa koolis ja nii edasi, et siin oli siuke Berliinis siis jah? Aasta aega tagasi jah. Et jah, usun küll sellesse turgu. Keelega on selles mõttes raske, et kõik tahavad suga seal inglise keelt rääkida, et see on nii rahvusvaheline linn, et selles mõttes on see õppimine natuke rohkem aega võtnud, kui ma alguses arvasin. Aga Berliin on kõigest üks linn ja üks riik, et kuhu te veel vaatate? Täna ei vaata kuhugi rohkem, aga kahtlemata Saksamaal võiks veel muudes linnades ka teha. Et täna me proovime ikkagi selle esimese projektiga töösse saada, me vaatame ka järgmisi kinnistuid juba ja me ei näe nagu seda vajadust võib-olla nagu mingi hullu pööra kiiresti seal kasvada, et pigem me oleme nagu tasa ja targu tegijad, aga kui me näeme, et need õiged pusletükid on paigas, et see meeskond, kes meil on, suudab projekte edukalt teha, kui me näeme, et see, mis me teeme, töötab põhimõtteliselt, et see meie väärtuspakkumine kui selline on hinnatud, kui me oleme selle ühe projekti peal ka läbi testinud ja aru saanud, et need mingid regulatiivsed takistused, mida me näeme, et need on ületatavad, siis me oleme valmis laienema muidugi ja miks mitte suurelt. Kas ehitajad ja muud need alltöövõtjad tulevad Eestist või need võtate Saksamaalt või hoopis Poolast? Ikka Saksamaalt, et meil on ka projektijuht on sakslane, müügijuht on sakslane, et meie siis eestlased käivad seal nii-öelda kordamööda toetamas neid siis moraalselt. Mitte ainult ka moraalselt, me osa tuge siis pakume, tehnilist tuge pakume läbi Tallinna. Meil on siin ka oma arendatud kodukujundaja tarkvara, kus kliendid saavad siis oma kodu siis kokku panna ja näha pildi pealt, kuidas siis erinevad viimistlused kokku sobivad. Et selle oleme ka siis saksa keelde nii-öelda ümbertõlkine teinud, et ja selle ülesseadmine ja sellega abistamine käib ka siis läbi Tallinna. Aga te valmistute praegu seal oma esimese projekti müügiks, et kas see käib samamoodi umbes nagu Eestis või seal on ikkagi mingi takistus vaja enne ületada, sest te olete seal täitsa uued? Keegi ei ole teist rääkinud veel. Konkurents ju ikkagi on ju seal metsik.
on konkurents, turg on ka sarnane praegu nagu Eestis, et ei ole buumi, pigem on raske arendajatel, aga printsiibis ta käib sarnaselt. Paned kuulutused üles, proovid olla nähtav, proovid klientidele võimalikult head toodet pakkuda, selgitada, miks see toode on hea, hind peab konkurentsivõimeline olema, et kõik need asjad on paigas, küll aga jah, Eestis kui sul on teada-tuntud minevik, sul on hea maine, siis see teeb muidugi müügi palju lihtsamaks, et paljud inimesed ikkagi, paljud kliendid meil ei julge osta paberilt, kui ta ei osta usaldusväärse maineka arendaja käest. Nii et seda meil täna seal veel ei ole, nii et aga noh, ei olnud ka kunagi Eestis selles mõttes, et kuskilt pidid alustama. Ma tegelikult tahtsin seda küsida, et kuhu see kinnisvaraturg on minemas, et mõned aastad tagasi oli meil ikkagi must auk siin, et kas on tunneli lõpus valgust näha? Ma arvan, et kõik näevad juba ja tunnevad valgust, et müüki on rohkem, kui oli 1,5 aastat tagasi oli väga-väga vähe. Täna müüke toimub, aga neid toimub võrreldes sellega, kui palju pakkumist on neid ikkagi vähe. Et ma arvan, et läheb omajagu aega, enne kui see siis pakkumiste arv hakkab vähenema ja müügid suurenema. Noh, kõik see Euribori langus ja kõik see muidugi toetab kaasa, aga tarbijate kindlustunne on jätkuvalt nõrk. Ma arvan, et see on selline, ma ei oska öelda isegi, mis see põhjus on, et paljud on, sina rääkisid kogu aeg sõjast, aga noh, näiteks Leedus on väga tugev tarbijakindlustunne ja seal on see sõda, ma ütleks, et palju lähemal kui meil, et seal on reaalsed intsidendid piiril ja nii edasi, aga ometigi majandus õitseb ja tarbijad tunnevad ennast kindlalt. Nii et raske öelda, mis täpne põhjus on, aga pigem saab paremaks minna praegusest kohast. Aga mis saab kinnisvara hindadest? Ütleme nii, et praegult on ikkagi päris kõrged need, et kui vaadata ka näiteks Helsingi keskmise korterihind, siis ega see Eesti hinnad ei ole väga kaugel ja seal elatustase on ikkagi natukene teine. Ma arvan, et keskmisega võrreldes on ikka märgatav vahe sees, et eriti kui me võrdleme uusarendustega ja sama vana korteriga, eks. Aga uusarenduste ja ma ütlen ka korterite hinnad, julgen öelda, et on viimased 2 aastat püsinud nagu üpris paigal. Et kui me ka statistikast kuuleme, et on siin tõus või langus olnud, siis see on pigem see tehingute struktuur, et kui palju on siis mingid uusarendusi mingi hetkel olnud ja siis on uusarenduste osakaal vähenenud ja nii edasi, et siis see kuidagi mõjutab seda keskmist hinda. Aga kui vaadata sellist nii-öelda sama korter, samas piirkonnas, umbes sama kvaliteediga, siis on ikkagi viimased 2 aastat püsinud paigal. Ja ma väga ei näe, et see peaks ka muutuma. Ja just seetõttu, et seda pakkumist on väga palju, aga neid tehinguid on pigem vähe, nii et noh. Ja nüüd Euribor, kui ta läheb allapoole, siis see leevendab igasuguseid nii-öelda selliseid finantsprobleeme ka arendajate jaoks, kellel intressikulud vähenevad ja nii edasi, et noh, et kui nad siiamaani on püsinud ja suutnud siis hoida neid, ju nad suudavad natuke ikka veel ka. Milline on praegu Tallinna kõige magusam piirkond, kuhu kõik tahavad ehitada, kuhu kõik tahavad kolida, et mõni aeg tagasi oli Kalamaja, eks ole, ja Pelgulinn see. Ma arvan, et need mõlemad on jätkuvalt väga populaarsed, väga suure hulga sihtrühma jaoks, aga samas ma pean ütlema, et inimesed on väga lojaalsed oma piirkonnale ja nagu me näemegi täna, et meie kõige paremini müüv projekt on täna Regati, mis asub Pirital ja seal Pirital ei ole väga palju uusi arendusi ja väga palju uusi projekte, nii et seal on kahtlemata suur hulk inimesi, kes on oodanud midagi enda piirkonda ja täna siis ostavad. Nii et, aga ma arvan, kõige rohkem tehinguid tegelikult toimub Haaberstis ja just sellepärast, et seal on ka kõige rohkem pakkumist ja võib-olla ka tänu sellele siis paremad hinnad kui mujal on, et see nõudluse pakkumine, vahekord ja majandusteooria, baasteooria täitsa töötab seal hästi. Kui inimene tahab osta kodu, siis kas ta peaks seda tegema kohe või peaks nüüd natukene ootama? Ma ühinen nendega, et koduostuks on alati hea aeg, et täna valik on palju suurem, kui ta oli 3 aastat tagasi, kui turg buumis. Et kui siis arvasid, et kõik, et on hea aeg koduostuks, sest hinnad läksid üles ja nii edasi,
siis võrreldes selle ajaga on praegune palju parem, seda igal juhul on. Nii et siin nagu ennustada seda või ajastada seda mingit turupõhja äärmiselt keeruline. Ja mida rohkem on pakkumist, seda kindlam võid olla, et sa saad hea hinna ja hea toote, sest sul on nii palju valikut. Kui on väga-väga-väga vähe valikut turul, siis see tõenäosus, et sa saad hea hinna ja hea toote on palju väiksem. Kui palju selles hinnas on üldse seda fleksibiilsuse ruumi, et sa ei saa ju lõpuni ju allahindlust anda, et kui palju te olete mõelnud, palju see mõistlik protsent on, mis te saate alla lasta? Mina see kulupool on tead selline natukene paratamatus, et need kulud, mis me oleme teinud, need me oleme teinud, müüa me saame ikkagi turuhinnaga, mis iganes ta ei ole parasjagu on. Et see on selline soovmõtlemine võib-olla, kus mõned elavad, et ma olen teinud nii palju kulusi ja nüüd ma ei müü mitte mingil juhul odavamalt, kui need mu enda kulud olid. Nii et me peame käima kaasas sellega, mis turul toimub ja nagu ma enne mainisin, et Haaberstis tähendab see rohkem hinnaalandusi, Pirital me ei tee hinnaalandusi, et seal ei ole seda vaja teha ja ka ei ole põhjust võib-olla uutes arendustes, millega sa tuled praegu välja või millega sa praegu müüki tuled, nendes oled sa selle ka hinnakirja võib-olla teinud siis vastavalt praeguse turu olukorrale, et seda võib-olla see hinnaalandust nii palju vaja teha ei olegi. Ja võib-olla need arendused, mis tegelikult juba alguse said 3 aastat tagasi, siis seal hinnakirjas on vähe muudatusi tehtud, aga pigem siis pakutakse neid soodustusi. Aga need hinnakirjad olid tehtud teise võib-olla teadmisega kunagi. Võib-olla niimoodi kokku võtta. Okei. Millest unistab Liven nüüd lähiaastatel? Mis te tahaksite ära teha, mis teil hetkel laual on? Ja kui need saab tehtud, siis on need yes. Jah, üks reaalne unistus ja teine selline, mis on tõsine pilvedes lendamine. No ma arvan, et kõige suurem unistus on ikkagi Saksa projektiga seotud, et see saaks hästi edukalt tehtud, et me jääks joone alla ilusti plussmärk, mida suurem, seda parem muidugi, et need kliendid oleksid õnnelikud, et meie meeskond seal hästi toimiks ja me oleksime ise julged ja valmis siis seal laienema ja rohkem tegema, sest selline nagu eksport mulle juba isiklikult väga oluline, et see on nagu see võimalus, kuidas võib-olla nagu suuremat tähendust omada, et üks asi on võib-olla see ainult Eestis tegutseda ja seda kohalikku raha või laenuraha ringi keerutada, aga see mõte sellest, et Liven on suurem kui Eesti ja me anname nii oma inimestele sellist rahvusvahelist perspektiivi, pluss, et me suudame ehk kunagi kapitali Eestisse sisse tuua läbi oma eduka arendustegevusega kuskil mujal, et see on sellise võib-olla natuke suurema jälje jätmine endast ja suurema mõjuga olemine nii ühiskonnale kui ka riigile, nii et see on võib-olla kõige suurem unistus ja kõige praktilisem, millega täna tegeleda. Väga ilus unistus ju. Igal juhul Liven on juba oma jälje jätnud Eesti kinnisvara ajalukku ja Eesti riigilukku, et majad on püsti ja inimestel, kui paljudel inimestel, ikkagi 100 inimestel on tänu teile uued kodud? Me oleme tänaseks ligi 800 kodu üle andnud. Et ma usun, et see on 800 rõõmsat perekonda siis. Ja. Aga põnev oli kuulata seda kinnisvara juttu. Väga põnev oli. Ja soovime, aitäh tulemast, Andero, soovime siis ka omalt poolt teie ettevõttele palju edu ja jääme siis ootama ka seda järgmist rohevõlakirja pakkumist, et mine tea, võiks ju isegi osa saada sellest. Väga tore. Ja aitäh ka kõikidele meie kuulajatele. Aitäh ka minu poolt. Ärikäik. Aitäh, et kuulasid seda podcasti. Kui sulle see saade meeldis, oleksime väga tänulikud, kui võtaksid selle hetke ja jagaksid seda sotsiaalmeedias.